Tervist! Oleme siin Pilistuvere kirikus noortefestivalil Jäpe. Praegu lõppes hommikupalvus, meile esines ansambel Redel Ruudus. Tutvustage endast natuke. Mina olen Mirjam Kivisild ja mina siis laulan siin ansamblis. Mina olen Valeria ja minu põhipilliks on marimba. Mina olen Aleksandra ja mina mängin vibrafoni ja muid löökpille. Kui kaua olete tegutsenud ja kuidas teie tegevus alguse sai? Tegevus sai algus niisugusest asjast, et Eestis ei ole tegelikult väga palju löökpilli ansambleid. No, on olemas võib-olla igasugused džembe ansambleid, kus mängitakse võib-olla raamtrumme ja midagi veel. No, romb on näiteks olemas ja ma ei tea, on veel paljusid. Aga vibrafoni ja marimbaga on väga vähe, eriti veel niisugust levimuusika suunaga ansambleid. Tegelikult ei olegi, ma pean ütlema. Tähendab, meie nüüd oleme. Ja kuna mina olen eluaeg löökpille õppinud, siis mulle nagu tundus, et võiks olla midagi, sest ta kindlasti kõlaks teistmoodi. Ja siis me Valeriaga pidasime nõu ja alustasime sügisel 2014. Alustasime siis nagu natuke oma loomingu seadmise ja sättimisega, proovisime, kas toimib või ei toimi. Ja siis tekkisid mingisugused seaded, mida me siis hakkasime kasutama. Ja 2015 aastal oli Oleviste koguduses aastapäev, ma ei mäleta mitmes, aga kuna mina ja Mirjam oleme Oleviste kogudusest, siis me mina ja Valeria kutsusime Mirjamiga kaasa. Kaasasime Timo Lige loos Vähem mind ja rohkem Jeesust. Ja tundus, et see toimis nii hästi, et see töötas ja me sobisime oma vahel. Ja suvel 2016 me salvestasime oma debüütplaadi Maa ja taevas. Ja nüüd me siis niimoodi mängime ja musitseerime, kirjutame muusikat ja loodame, et oleme õnnistuseks teistele ka. Mis tähendus on teie nimel Redel Ruudus? Et võib-olla kui ülevalt filmida, siis ma arvan, et ma ei pea seletama, et need redelipillid, löökpillid, need nimetatakse redeliteks löökpillimängijate slängis, sest neil tegelikult tekib sellise redeli kuju ja neid on 2, nii et Redel Ruudus. Millega te muidu tegelete? Kuna me oleme elukutselt ka muusikud, siis me muusikaga tegeleme, aga vabal ajal siis, mis me ikka, mis me teeme siis? Käime jalutamas, proove teeme. Ja kusjuures nende pillide pakkimine on juba omaette trenni ja transportimine, nii et see meie üks tegevustest. Ma ei tea, rääkige ka, mis te teete. Lisaks muusikaharidusele olen ka muusikaterapeut, millega tegelen ka praegu ja kasvatan 1-aastast tütart. Ja mina samuti nagu Mirjamgi, ma ei tea, kas Mirjam mainis seda, ei maininud vist, aga ta on kitarriõpetaja Tallinna muusikakoolis. Mina ei ole kitarriõpetaja, ma olen löökpilliõpetaja Nõmme muusikakoolis. Aga siis igasugu muid asju on ka seal vahepeal, et lapse kasvatamine ja söögi tegemine ja aias rohimine ja jälle proovid ja muusika. Kust teid veel kuulda saab? Nüüd järgmisena kuuleb meid Hiiu Folgil, aga siis eks näeb, tavaliselt me käime erinevates kogudustes ja oleme esinenud erinevates džässiklubides, nii et suhteliselt üle Eesti erinevates kohtades kuuleb meid. Kas tahate midagi öelda oma plaadi kohta? Plaadi kohta ütleks nii palju, et nagu ka täna siin me esitasime vaimulikke rahvaviise enamuses. Üks oli siis Timo Lige lugu ja üks oli üks juudi folgelik viis, mis tegelikult, millel on autor ka olemas, aga mina ei mäleta, kes see on ja ma olen otsinud internetist, aga ma ei ole leidnud, kes selle loo autor on. Aga et plaadi peal on siis vaimulikud rahvaviisid ja mõned oma kirjutatud lood, et keda huvitab, siis tegelikult Laseringis on olemas meie plaat Rahvaraamatus ja Logose poes näiteks on ka olemas. Ma peakski kontrollima, ega seal otsa pole saanud. Äkki näitate siis natuke oma pille ka meile? Et Kalimba oli siis üks pill ja selle suurem sugulane linnumaja on marimbula või basskalimba ja see teeb
peale ka lüüa ja siis võib neid metallist plaadikesi tõmmata ja tekitab päris madalat heli. Ja need mõlemad pillid on pärit Aafrikast, aga eks nad muidugi on maailmas ringi rännanud ja näiteks marimbulat kohtab isegi rohkem Kariibi mere ääres, aga kalimba on ikkagi endiselt Aafrikasse jäänud. Siis siin on üks cajon, no cajon on väga levinud pill, eks, et täna õhtul Reinaru vennad, ma ei tea, kas kasutad või ei kasuta, aga võib-olla. Ja siis on igasugust väiksed vidinad, ma ei tea, taldrikust, puublokki, ma ei tea, kõlakausi ja taikongi, see on väike taikong, see on suur Valeria demonstreerib. Et need on nagu eri häälestusega, aga ega me kõike ka ei saa kaasa võtta, sest et meil on limiteeritud need füüsilised ressursid ja auto on liiga väike, et kõik ära mahutada. Seal on darbuka, ma ei tea, Valeria korra. Ja siis on tom-tom, mis on iga trummikomplekti juures täitsa tavaline nähtus. Me häälestasime ta ära, nii et ta peaks F-nooti andma sealt. Ja siis on vibrafon, millest me tegelikult rääkisime, aga ma natuke siis mängin ka. Ja see on marimba. Ja vibrafon on tegelikult arendatud pill, et ta ei ole tekkinud kuskil rahvamuusikas, aga marimba näiteks on väga vana pill ja pärit Aafrikast ja muidugi ta on sattunud Lõuna-Ameerikasse ka, need Mehhikos on ka marimba rahvuspill ja nagu vanematel pillidel või päris rahvapillidel, neil on isegi niisugused savist potid all, et siin on üks ju resonaatorid, need on juba tehtud tehases, Adamsi firma tehases, et see on puidust pill. Aga vibrafon on selle sarnane pill, aga ma arvan, et eeskuju on võetud kellamängust, kus on metallist klahvid, niisugused väiksed orkestripillist. Ja see muidugi uuem pill, kellamäng on uuem pill kui marimba, aga vibrafon on täiesti 20. sajandi pill. Et Ameerika džassis näiteks väga palju kasutatud ja siis tänapäeva muusikas. Vaat. Aitäh vaatamast ja jälgige ikka Pluss meediat!